sealhulgas Piirsalu vallast 9 perekonda ehk 28 inimest. Tiisker Leino, Vessart Adolf Friedrich, Vessart Aada, Lillioja Ivo. Kus on mu külarahvas? Kõik on läinud. Ja jaamas seisis hommikust saati rong. Kostis vene sõdurite laulu. Tuleb vist halb päev, ütles üks mees. Õhtul tuldi koju järele. Üks oli eestlane ja ütles, kuhu teid viiakse, on väga külm. Pereisa Alfred Joonat, kes oli Vabadusristi kavaler, saadeti muidugi laagrisse, kus ta ka suri 1943. aastal. Ema ja vend surid asumisel 1948. aastal. Mis pattu olen mina teinud, et pean niiviisi kannatama ilma isata ja vanaemata ja kaugel oma kallis sünnimaast? Ootas Sive, ootas võigas Venemaa. Polnud lootustki, et tagasi sealt saad. Polnud lootust, et seal kaugel ellu jääd. Ma palun teid kõiki, lähme üheskoos suundume risti juurde, kus meie väikene tseremoonia jätkub. See veetorn, see pumbajaam ja kadunud kaubaid on minu lapsepõlve mängumaa. Siin oli alati väga põnev oodata rongi, loendada kaubarongi vaguneid, aga me ei teadnud siis, et see sama raudteejaam, need samad platvormid varjavad sellist sünget mälestust. 23. august saab 20 aastat, kui siin raudtee kõrval on ristirist. Mälestamaks neid inimesi, mälestamaks neid aegu,
mis olid meile kõigile väga rasked. Ja ikka aastas mõned korrad, kui on need rasked päevad, siis me tuleme siia. Ja see on meie kohus. Täna on tõesti Eesti rahva jaoks raske päev. Üle maa on asetatud lilled. Ja tundub, et mida me veel teha saame. Ega me ju ajalugu tagasi ei pööra. Aga saame seesama etendus, mida me siin praegu nägime, see on ju igal juhul rohkem kui mõni küünal, mõni lill. Asetan lilled Läänemaa memento nimel. Igalühel meist on oma lugu. Kuidas see küll võimalik on? Äkki meie lapsed ei usu? Aga kui neile räägivad inimesed, kes teavad, siis jääb see neile meelde. Ja kui see jääb neile meelde, siis see läheb neile hinge. Kui see läheb neile hinge, siis teevad nemad nii, et seda ei juhtuks enam. Asetan kimbu risti jalamile Vilja Ransko mälestuseks ja kõigi nende inimeste mälestuseks, kelle ja et ta oleks ka teistele meelde jääv, siis me oleme püüdnud nüüd alustada sellist ilusat traditsiooni, et me teeme seda väga pidulikult. Me loeme selle vande koos, et see oleks kõigile selge. Tunnistan Eesti Demokraatliku Vabariigi täielikku iseseisvust ja tema põhiseaduslikku valitsust. Luban ja tõotan tegelikult kaitsta põhiseadusega maksma pandud riigikorda